No hei, siin krüptogaraaž, tervist kõigile. Et ootame natukene, kuni rahvast tuleb juurde. Ja vaatame siis, võtame väikene kokku eilse laivi. Et tutvume siis natukene eilse laiviga ka, et eilse laivi teemaks oli siis Banks ehk BXX krüpto ja ma arvangi seda, et parim aeg on nagu õppida võiks olla pühapäeva õhtu peale reedest laupäevast pohmakat, et tere kõigile, tänan südamete, jagamiste ja nii iganes kingituste eest, mis te teete, sellepärast, et varjupännis ma olen, ma ei saa sõnumeid saata, ma ei saa kedagi jälgima panna, inimesed ei saa mind jälgima panna, et väga müstilised asjad toimuvad mu TikToki kontoga, üldse sotsmeedia kontodega, et ilmselgelt saab öelda seda, et siis see, mida krüptogaraaž räägib, on nii kuum teema, et seda on vaja blokkida. Aga ma olen uurinud teemat, et kõik need südamed, mis te panete, aitavad mul varjupännist välja tulla, et aitäh nende südamete meistrite eest siis. Täna siis nägin ka ühte huvitavat lõiku Sooniku kangelastest, et Sooniku kangelaste jutt on nüüd natuke muutunud, ehk me oleme siis suutnud siin krüptogaraažiga natukene ikkagi mõistust kodu tuua või kuidagi nii, et kui ennem räägiti siis, et Lloyds of London annab kindlustuse, siis nüüd vähemalt on muutunud see, et CBC UK annab kindlustuse, et nii palju on nagu tõde tulnud, aga ikkagi ajatakse selget sitta Sooniku laivis, et kuidas mingi 15 või 17 siis positsioon on Dag Marketsil maailma mastaabis börsina ja liigutab siis 700 miljardit raha kuus ja Euroopa suurim liigutab 100-150 miljardit. Ehk siis Dag Markets, kes väidab, et on 17. kohal umbes nagu maailma börsina ja liigutab siis nende numbrite järgi juba 4-5 korda rohkem kui müüsid vanemate metsa maha, et krüptosse kõik ilusti toppida ülejäänud elu auguliste riietega elad. Kahjuks või õnneks pole mul riietel ühtegi auku, aga kuna su nimi on juba taun, siis mute account, et pole midagi öelda, et ma võtsingi kõikidelt, ma saatsin kuskil kutse, vabandust, ütlen ära, et ma võtsingi kõikidel väärakatel, võtsin nagu blokid maha, et äkki see aitab mul. No tervist. Küsimusi on või? Ei, praegu ei ole. Läks kogemata. Aga kurat, kui sa juba laivi tulid, siis aita onu krüptogaraaži välja, et esita kas või mõni labanegi küsimus krüpto kohta, et äkki ma suudan sulle vastata. Et varjupänn on karm teema mul, et aita mul siis nagu see sotsiaalmeedia finantsosas üle võtta, et esita mõni küsimuski vähemalt. Ma mõistan midagi, ma olen sind kuulanud siin. Et ma mõistan midagi küsida. Okei. Mis siis ikka, kahju kui küsida ei oska, aga vähemalt aitäh, et natukene proovisid. Et nagu näha, nagu kasti inimene tuleb, nii vaatajate arv hakkab tõusma, et see on ka selline asi, mis aitab ilusti siis varjupännil mul välja tulla, et kes siis ei tea, siis tasuta klubis olen postitanud kogu oma saaga sellest TikTokist, et mul on lugu selline, et mõnel päeval ma ei näe mitte ühtegi sõnumit, mis mulle saadetud on. Mõnel päeval ei saa ma kedagi jälgima panna, mind ei saa jälgima panna. Larsen küsib, millist krüptot soovitad osta. Ma ei soovita mitte midagi osta, ma teen uurimustöid. Mul on olemas tasuta klubi ja tasuline klubi, et nii lihtne ta ongi. Kõik mu info tuleb peale puupiiritust, suhtlen krüptovõti Martaga. Aga täna jätkame siis eilsest laivist, et tutvume siis sellise krüptoga nagu Banks BXX.
et alguses oli mul selline teema, et PXX-i kohta, et see on mul siis tasulises klubis olemas eelmisest aastast. Ahmed ootab Sooniku investorit, et Ahmed on alati omal kohal. Soonik AI investorite uus logo. Kong 69 Ahmed ja siin on siis installatsiooni võimalus, et saad seina peale panna puusa kõrgusele. Et see on hästi innovaatiline logo. Et kõikidele Sooniku ja Tag Marketsi investoritele see väga meeldib. Suvepäevadel nad korraldasid siin suvepäevad, et see osutus nagu selliseks menukaks tooteks. Et kõik tahtsid panna 10 tonni sisse. Aga võtame siis PXX-i ette. Et on tekkinud PXX-i kohta mõnel küsimused, et Põlva Passat küsib, mis on tasulise klubi vahe tavalisega. Tasulise klubi vahe on see, et uudised tulevad 2 nädalat. Kuni 2 nädalat varem avaldan kõik uudised siis tasulises ja tasulises avaldan ma ka spetsiaalselt krüptoinvesteeringuga seotud uudised. Oletame näiteks, et nagu täna on meil siin teemaks PXX, siis ma avaldan krüpto kohta nagu uudised, mis on nagu siis mul uurimustöö läbinud ja neid ma siis tasuta ei avalda. Neid ma ei avalda tasuta uudiseid, mis on seotud siis krüptodega, mille kohta olen teinud uurimustööd, siis ma ei avalda uurimustöid tasulises, keel on pehme juba, et tasuta klubi ei näe uurimustöid, nad ei näe reaalajas uudiseid ja nad ei näe siis spetsiifilisi investeerimisuudiseid aktsiate kohta ja siis krüptode kohta, mille kohta ma olen uurimustööd teinud. Ja siis on tasuta klubis on ma niimoodi, et ma natukene vestlen, teen mõne võib-olla sellise videopostitused asjad, et põhimõtteliselt on tasuta klubi selline nagu rohkem nagu mokalaat, võiks öelda, kus ka võib leida päris asjalikke uudiseid, kui minu arhiive vaadata, et seal on ka arhiive olemas, aga reaalajas investeerimisuudised tulevad ikkagi tasulisse ja siis uurimustööd on tasulises. Et nagu praegu on siin PXX-i uurimustöö 35 lehekülge, seda ma tasulisse panin ülesse, tasulisse panin ülesse selle, aga tasuta klubis ei ole seda üleval. Et niimoodi on see, et tasuta klubi on siis selline, võiks öelda nagu selline kriitiliste sõnumite nagu kiire saatmise koht minu jaoks ja siis nende inimeste jaoks, kes juba on siis tasulises olnud. Et näiteks on niimoodi, et tasulises klubis on, ma ei tea, juba mitukümmend uurimustööd erinevate krüptode kohta, et viimane laks, mis ma paugutasin üles, oli mingi 40-50 uurimustööd erinevate krüptode kohta, et iga uurimustöö sisaldab 10 lehekülge materjale. Vot nii on lood ja pluss ongi siis see, et veel tasulises klubis on selline iga pühapäev kell 8 on mul selline tunniajaline siis tasuline live, kes saab siis esitada küsimusi, mis mured on. Ja nagu Ahjukartul ütleb, siis tasulist pole 1 kuuga võimalik läbi töötada, et mul on meeletud uurimustööd on üleval. Et seda materjali nii palju, pluss uudised, mida keegi ei näe ja nii edasi. Et toode on omaette klass, võiks öelda. Ja nagu Ahmed tuli mängu, oli 21 vaatajat, nagu Ahmedi peitsin ära, nii on 11-13 vaatajat, et paraku on lugu selline, et Eesti TikTokile läheb peale see asi, kui saab nalja kalja, vaatame joodikuid aga kui on tähtsalt vaja õppida, et nagu praegu on mul ees 35 lehekülge uurimustööd PXX-i kohta. Ehk siis pealkiri on ka nagu laivil pandud, et tutvun PXX-iga ehk mina tutvun, et ma tutvun avalikult siis. Aga kes tahab aru saada, kuidas krüptogaraaž investeerib, siis tasuks nagu kuulata need laivid ikkagi lõpuni ära. Sellepärast, et siis sa ei värise, mis toimub, vaata.
su investeeringuga. Ja tulles nüüd tagasi ilusti siia saate teema juurde või sissejuhatuse juurde, siis PXX pakkus mulle päris korraliku šokeeriva üllatuse järgnevatel põhjustel. Ma saan seostada seda PXX-i kohe Tag Marketsiga. Tag Markets väidab seda, et tal on 700 miljardit kuumaht, ja ei saa Euroopa litsentse, UK litsentse, mitte midagi ei ole tal. Aga PXX, tema turuväärtus mündina on ainult 500 000. Esimene reaktsioon oleks siis, et tegu on shitcoiniga, et 500 000 turuväärtus, et jumala mõttetu münt, vaata, et krüptogaraaž siis hakkas uurima teemat, et mis värk selle PXX-iga on. Ja kuidas ma PXX-i, nagu võiks öelda, rohkem huvi hakkasin tundma, oli see, et kui Mastercard avaldas oma ökosüsteemi, üllatus, Sooniku skämmerid räägivad siin seda, et oi, meil siin on tulemas kaart, mingi PixPay ja mingid kuradi sitta ajavad suust välja need Sooniku vennad, aga münt, kelle turuväärtus on 500 000, on saanud lepingud nii Visa kui Mastercardiga, ja on Mastercardi ökosüsteemis. Päris korralik bänger uudis või? On küll. Münt, mille turuväärtus on 500 000, on Visa ja Mastercardi partner ja Mastercardi siis nagu krüptoökosüsteemis ja suur ja võimas Tag Markets Sonic AI-ga ei saa mitte sittagi, peavad võltsima vaata kõike. Et sealt käis mul juba laks läbi, et okei. Ei ole midagi, et sa pead olema mingi meeletu suur asi, et saada litsentsi asju. Tulles litsentside juurde tagasi, siis PXX turuväärtusega 500 tonni on UK-s finantsinspektsiooni poolt reguleeritud. Tag Markets ei ole. Karm. Euroopa Liidus on PXX reguleeritud finantsinspektsioonide poolest. Ahjukartul ma räägin nagu seda asja, et nad võltsisid FCA litsentsi. Nad kirjutasid oma selle kuradi sinna kindlustuslepingu alla, et nad on reguleeritud FCA poolt, ehk siis UK finantsinspektsiooni poolt. Kus platvormil kaupled? Ma ei saa seda öelda. Põhjus järgnev. Vastavalt, mis ta oli, Eesti paragrahv, siis finantskuritegude paragrahv, kas 231 ütleb ära, et ei tohi promoda börse, mis ei ole reguleeritud Euroopas. Ja siit tulebki Tag Marketsi ja Sooniku investorite juba esimene lihtlabane kuritegu. 5 aastat ootab sind karistus, kui sa promod börse, mis ei ole siis reguleeritud. MEXC ei ole reguleeritud Euroopas, lugupeetud maksuamet. Mika reeglid aktiveerusid siin 1. juuli ja finantsid ja kõik visati Euroopast välja. Et kui sa siin promod näiteks MEXC-d, finantsi, mida iganes tegeled sa kuritegevusega, sellega peate arvestama ja sama on Tag Marketsiga ka. Et kui promotakse Euroopa Liidus ja Eestis mitte reguleeritud börse, on tegu naturaalselt kuritegevusega ja kui tulevad sinna kannatajad taha, siis on juba reserveeritud 5 aastat kongi sellele promojale. Et selle tõttu kasutada võid, aga promoda ei tohi. Kasutada võid, sest keegi keela sul olemast loll oma rahasid sinna panemast. Aga promoda ei tohi. Ja Mika seadused on all, et kes tahab teada, mis börs võiks talle sobida ja mis börs võiks kaitsta teda, siis palun vaadake Mika regulatsioone. Google'ist on lihtsalt leitav, et krüptobörsid, mis alluvad Mika regulatsioonidele. Nii lihtne see ongi. Aga sissejuhatus on olnud. Panen juurde, et tegemist ei ole finantssoovitusega. No ja, tähelepanu. Järgnev saade ei ole finantssoovitus. Krüptovõti Marta saatis mulle meditatsiooni teel info.
ja ma täpsustan seda, et Maksuametile ütlen nagu seda asja siin jutu jätkuks, et see et see teema, et tähelepanu, et tegemist ei ole Finantsinspektsiooniga, hakkab ära kaduma. Näiteks Hiinas võeti vastu seadus, et kui sa tahad olla suunamudija, siis sul peab olema sertifikaat ette näidata oma erialast. Karm teema. Kas ta oli nüüd Malaisia või Indoneesia, vahet ei ole. Aasia riigid nad minu jaoks on, et oleme selline puine, siis ühes neist võeti vastu otsus, et sul peab olema ikkagi tõsine finants selline taust, et sa saad üldse finantsnõu TikTokis anda. Kui see sul puudub, on sul kong garanteeritud ja osades kohtades on lausa võid surmanuhtluse saada, kui sita keerad kokku. Et kõikidel nendel sooniku vendadel ilusti veab, et nad elavad sellises rehepapi riigis nagu Tšiustonia, et nii ta on. Aga alustaks nüüd saatega, 20 inimest on kohal, piisav arv, et PXX ei ole klassikalises mõttes blockchain nagu Ethereum ega DeFi protokoll. See on pigem finantstehnoloogiline infrastruktuur, mille eesmärk on ühendada krüpto, self-custody wallet, stablecoin, card payment network, fiat ja siis kaubandus. Banks ehk PXX kirjeldab oma suunda kui open fee ehk open avatud finantstehnoloogia, mille abil saavad ettevõtted pakkuda kasutajatele digitaalsete varade ostmist, kulutamist, nende vastu laenamist, säilitades samal ajal võimalikult palju self-custody ehk isehoidmise põhimõtteid. Lihtsustatud. PXX tahab olla Stripe, PayPal plus Visa, Mastercard infrastruktuur krüptomaailma jaoks, aga isehaldamismudeliga ehk ise hoiad oma siis koode. Nii, millist probleemi siis PXX lahendab? Ehk traditsioonilises panganduses on järgnev mõistekaart. Euro, dollar, siis tuleb pank, siis tuleb kaart, siis tuleb Mastercard Visa ja siis tuleb kaupmees. Aga krüpto puhul on näiteks BTC, Ethereum, USD, siis tuleb rahakott, siis tuleb börs, siis tuleb fiat, mitte onu Bella laul, et miks ükski daam ei istu mu fiati, vaid siis raha, meie mõistes siis tavaline raha, siis tuleb pangakonto, siis tuleb kaart ja siis tuleb kaupmees, kes saab selle endale. Probleem on see, et krüptokasutaja peab sageli läbima liiga palju vahendajaid. PXX üritab muuta seda. Ehk siis on Bitcoin, Ethereum, USDC, siis on rahakott ja siis on PXX infrastruktuur, siis tuleb Mastercard, Visa ja kaupmees. Ehk siis PXX tahab lühendada etappe, lõigata nagu börsid välja, lõigata välja nagu sularaha, siis pangakonto välja lõigata, kaart välja lõigata. Ehk siis praegust raha liikumise jada krüptost kaupmeheni lühendatakse siis mitme sammu ärajätmisega PXX-i poolt. Paneme vahepeal siin tossu põlema, teeme siin heatuju viirukeid. Nii, õhtust kurat, jah. Et PXX-i tehnoloogia võimaldab näiteks kasutajale kulutada varasid otse rahakotist, ilma et ta peaks kogu eelnevalt detsentraliseeritud vara börsile viima. Seega lahendatakse järgnevad probleemid. Krüpto kasutamine igapäevaste maksete jaoks, krüpto fiati, praegu on see, et krüpto siis krüpto liikumine siis päris rahaks on hetkel keerukas. See siis PXX, mitte PSX, pese kõrvad puhtaks. Ma arvan, et mu diktsioon ei ole nii halb. PXX, mitte PSX.
Need on väga erinevad sõnad, BSX ja BXX. Excuse me, my English is very bad, et olukord pole mu diktsiooniga nii halb, ma arvan. Mul on üsna hea diktsioon. Ja see ei ole, kahjuks või õnneks, see ei ole krüptomündi promo. Saate pealkiri on, et tutvun mündiga BXX. See tähendab, et mina tutvun. Ja see, et sina siin avalikult saad minu tutvumissuhet vaadata, see on sinu enda asi, kas sa tahad vaadata või ei taha. Et mina loen siin ette oma uurimustööd enda jaoks. Salvestan enda jaoks. See, kas sina tahad, minu pärast tee, mis tahad sellega. Siis on piiriüleste maksete aeglus ja kulud. Ehk siis BXX lahendab selle ära. Vajadus saata börsile, enam ei pea sa oma vara börsile viima, sest BXX on seal vahel. Siis on hoiuteenuse riskid, lahendab ära. Krüptokaartide infrastruktuuri hind on kõrge, et seda ehitada, selle lahendab ära. Regulatiivse infrastruktuuri puudumine, see on lahendatud, sest BXX on reguleeritud ilusti üle maailma. Nii. BXX-i kõige olulisem trump on siis isehoidmine. Näiteks Metamaski kaart on siis seotud selle BXX-iga. Metamaski puhul saab kasutaja kasutada oma rahakotis olevat krüptot ja teha makseid siis igal ajal. BXX ütleb ise, et Metamaski jaoks on tegemist isehoidmise kaardiga ja Metamaski juht on ka siis BXX-i partnerlust samuti kirjeldanud just sellest aspektist, et siis BXX-i varad või need inimesed, kes kasutavad Metamaski BXX-i kaarti, on ise oma varade siis haldajad. Vaat. Partnerid. Et kui me vaatame nüüd nagu partnereid, mis sel mündil on, siis on nagu hämmastav olukord on selline, et münt, mille turuväärtus on 500 000. Ütlen ära, et vend ei promo münti, vend räägib mündist, et sa hakkaksid mõtlema nagu minu mõtlemise abil. Et kui Sonic AI ja Tag Markets ei saa mitte ühtegi litsentsi mitte kuskilt, siis münt, mille turuväärtus on 500 000, on saanud üle maailma litsentsid ja inspektsioonid taha. Kõik korras. Ja järgnev lause laseb põhja ka Bitcoini tolad, sest Bitcoini tolad masturbeerivad kogu aeg selle mõtte peale, et Bitcoini turuväärtus on nii ja nii palju. Ja see on siis nagu ilusti põhjuseks, miks muud mündid ei saa tõusta. Aga räägime nüüd järgnevalt. BXX-i turuväärtus on 500 000 ja krüptovahetuskeskkond Exodus ostis ta üle erinevatel andmetel 70 kuni 170 miljoni eest. See on selge tõestus sellest, et igasugune tänane krüpto market cap, mille peal siis Bitcoini poisid masturbeerivad, on bullshit, vale, võlts, et spekulatiivne manipulatsioon, et sa asjalike müntide poole ei hakkaks vaatama ega uurima. Hirmutatakse inimest lihtsalt selle turuväärtusega, et näe vaadake, mitte ükski münt ei saa tõusta kõrgele, sest Bitcoini turuväärtus on nii suur, aga kurat 10 miljonite eest osteti väike münt praegu üle, selle aasta mais. Erinevate andmete järgi 70 kuni 170 miljonit maksti. Mündi eest, mille turuväärtus on 500 000. Aine, münt, mis on 500 000, on üle maailma reguleeritud. Ja Tag Markets. Banksist käib jutt, jah. Lühend on BXX. Ja tutvume siis BXX-i partneritega. Nagu Bitcoinil ja Tag Marketsil on ainult üks partner, mõlemal on Epstein, aine. Härra jahub ikka edasi, et faktid on valed. No, see härra, ma ei hakka siin nimesid vaata laivis ise välja ütlema, et nii kaua, kui nad pole minu pihta otseselt öelnud, et näe, krüptogaraaž on tola,
nii kaua ei ütle mina ka neid nimesid välja, et need vennad on tolad, et ma räägin umbmääraselt, et Sonic AI tolad. Noh, see on karm fakt, rahvas, kes on vähegi nagu mõelda tahab, et mõelge nüüd natukene. Ma räägin, eile rääkisin ja täna räägin krüptost nimega PXX. Turuväärtus on 500 000 tal. Ta osteti üle Exoduse poolt, makstes 10 miljoneid. See näitab juba seda, et selle mündi turuväärtus on võltsitud alla. Nii, fakt number 1. Fakt number 2 on see, et Briti valitsusel on olemas selline investeerimispank nagu mingi British Investment Government, mingi sitt on ja ma ei mäleta ta täpselt nime. Et Briti valitsuse pank, Briti valitsuse alla kuuluv selline investeerimispank, see on PXX-i kuradi originaalinvestor, 1 on ja nii. Münt on 500 000 ainult turuväärtusega. Siis on üle Euroopa, üle UK reguleeritud see PXX ja sitane Dark Markets nii-öelda, kes on nagu meeletu gigant juba nende raha liigutamisnumbrite poole pealt, on üle maailma kuulutatud kuradi skämmiks. Finantsinspektsioonid hoiatavad, et ärge tehke tegemist Dark Marketsiga ja samas mündile, millel on kuradi 500 tonni turuväärtus, antakse kuradi litsents vaata. Noh, et kõik need igasugused Sonic AI ja Bitcoini tolad on ja, need võiks hakata mõtlema nagu, et kell on 10 saamas, et teie oinab või sellel kuradi, te olete üks kari oinaid, kelle hakkab Mihklipäev tulema. Noh. Oota, aga mis teema taagil Austraalias oli? Ma ei tea, mis teema tal Austraalias on. Ma tean seda, et Austrias on ta kuradi illegaalseks kuulutatud, hoiatused on väljas. Venemaa annab hoiatuse välja. Holland, Liechtenstein, Eesti, kõik annavad hoiatuse välja. Siis on, ma võin eksida nüüd nimega, kas ta oli IOEC või, on olemas ülemaailmne börside liit. Ülemaailmne börside reguleeriv liit on kuulutanud kõik Dark Marketsi firmad ohtlikuks. Noh, ja Sooniku kuradi tolad on ja räägivad, et kõik on korras. Ei ole korras, kui börside nagu see ema katuse firma või katuse organisatsioon, mis ta ongi International Securities Commission, peaks ta nimi olema. See kuulutab kõik Dark Marketsi asutused kuradi illegaalseks, või ohtlikuks, hoiatab nende eest. Ja siin eestlane räägib seal, no nii tore, vaata, et mul on pooleli olev lapsepõlv, et mängime siin punamütsikesega, oleme pool pedofiilid ka veel ja siis Sonic toob raha ja poisid kasvage suureks, vaata. Et see on lausa kuradi, see on nii läbinähtav kuradi see skämm, vaata. See on nii läbinähtav skämm, et kui panete Dark Marketsi kuradi hoiatused, mis on uurite vaata asja, et praegu on see kõik nende Sooniku tolade argument on see, et krüptogaraaž kasutab AI-d, mida vittu, kas ma häkkisin sisse Austria, Venemaa, kuradi Euroopa, kuradi suurriikide, Hispaania, Hollandi, Liechtensteini kuradi finantsinspektsioonidesse pani seal teated ise välja või? Ja kõik, kes usuvad selle kuradi nagu selle Sooniku vendade paska, siis ma leian ka seda, et Sooniku vennad on ausalt oma raha välja teeninud ka. Päris ausalt ma leian seda. Et kui sa nagu niukene kuradi tola oled, et tuled nagu minu saatesse siin rääkima seda, et krüptogaraaž valetab, on ju, krüptogaraaž kasutab AI-d, on ju, siis ma tõesti häkin siis nagu ülemaailmsesse organisatsioonidesse sisse ja panen seal ise teadaandeid. Oi, ma vihkan seda, et eestlased saavad rikkaks, ma vihkan kaasmaalasi, toksin seal uudiseid valmis, te ei näeks mitte ühtegi laivi, kui ma niimoodi häkiks, vaata, ma vedeleks kuskil kuradi kongis, vaata, võib-olla tuleks ka nagu sellised nagu kurvad mõtted pähe, et kuna ma olen äkki nii palju häkkinud, nii palju asju näinud, et mul ka nagu see elu isu saab otsa, on ju. Et sellepärast ma panen ka neid puid alla näiteid, vaata, et mulle meeldib nagu puhakuda rahus Ameerika kuulus koomik George Carlin. George Carlin tegi sellist sama väga rõvedat nalja reaalse elu koha pealt, et panna inimesi mõtlema, et kui me viime mingi asja nagu ekstreemumisse,
nagu nii-öelda nagu pilastustaseme ekstreemumisse, siis ka see asi tundub veel nagu normaalne. Ega ikka ei tundu küll, vaata noh. Et ükskõik, mida need igasugused Sooniku vennad siin väidavad, noh, et nagu viimases laivis, mis mulle saadeti lõik, vaata, on ju, et meil on vastaseid, on ju, ja nad eksivad, on ju, nad on ja vastased on kibestunud ja lihtsalt selleks, et omale traffic'ut ja vaatajaid saada, tehakse siis Soonikust pilavideosid. Noh, ära muretse, kuradi Sooniku poiss. Küll Kong 69 Ahmed tuleb ja teeb sust lausa pilastusvideosid, vaata. Ära muretse. Noh. Ma ütlen seda ära, et sa ei pea tulema nagu mingi mu kuradi fucking fänn olema, vaata, et nagu uskuda. Kasuta tervet mõistust ja ära ole ka Sooniku tola, vaata, noh, nagu täna on teine saade PXX-ist, vaata, münt on väärt 500 000. Üle maailma reguleeritud partnerlepingud taga, noh, ja Sooniku vennad lihtsalt ei saa mingit partnerlepinguid, vaid räägitakse Sooniku vend kasutab Ahmedi, aga ärge muretsege, Sooniku vennad, kuna teile meeldib nagu Soonikusse raha panna ja Ahmedi nagu ei karda, siis ma soovitan nagu varuda natuke raha, et investeerimisvaseliini panna raha. Siin krüptogaraažil on olemas kohe toode, kogus on piiratud, ehk siis selle toote hind on reaalajas kasvav. Vaat, läheb vaja teil. Läheb vaja. Ja võtamegi nüüd lahti seda, et kuradi Sooniku vennad peavad järjest võltsima mingid lugusid, vaata, ja lepinguid, on ju, selle kuradi Dark Marketsi kõige kohta. Ja siis, kui lähed loed, on ju, PXX-i, kes PXX-i partner on? Visa, Mastercard. Saad sa aru, Visa ja Mastercard on kuradi PXX-i partnerid, on ju. Ei ole vaja mingit kuradi mingi PixPay, on ju. PixPay on üldse eraldiseisev firma, see on krüptorahakott, on ju. Iga vend saab teha mingi kuradi PixPay'sse oma kontosid ja siis seal kuradi kaardiga lehvitada, on ju. Noh, PixPay'l on 0 seost Dark Marketsiga, aga seda turundatakse teile nagu oleks see mingi Dark Marketsi haru või Dark Marketsi kaart tuleb välja, on ju. Noh, mida iganes, on ju. Ananass ütleb nagu 5+ kommentaarid, Sooniku vennad ootavad Ahmedi suuremat venda. See on kuradi maasikas raisk, see on maasikas kommentaar. Ahmedi, kurat, ma saatsin jälle kutseid, sorry poisid, ma siin olen nagu sotsmeedias vaata üsna selline kuradi käpard, et saate aru, kui vend ei suuda nagu siin aru saada, kas kutset saata või mitte saata ja tulete ütlema, et vend on nagu nii pädev, et häkib kuskil sisse ja toodab ise nagu artikleid, on ju. Äärmiselt andekas, on ju. Äärmiselt andekas. Aga keegi pani veel hea kommentaari maha. Vaatame, kas me saame kommentaari. Ahmedi suurem vend on tegemisel. Suur jäme tamm täis suurusest tuleb. Vaat, ongi kuradi Ahmed Tamm. Arvate, et Sooniku vennad arvavad, et kohtuvad oma lapsepõlve iidoli, vaata, Van Dammega, aga tegelikult tuleb Ahmed Tamm, vaata. Vaat see on nagu selline nende tulevik. Aga oleme pilastanud neid asju küll juba, läheks natuke asjalikuma uudistega edasi ka. Et siis PXX-i partnerid, Visa, on ju, Mastercard. Ja mis me veel teada saame, on ju, et Mastercard on loonud sellise asja, et tal on aastal 2026 ehk see aasta lõi Mastercard siis oma krüptopartner programmi. Vaat, oma krüptopartner programmi lõi Mastercard ja PXX on siis Mastercardi partner ja vaatame siis mõned näited, kes kuuluvad siis Mastercardi sinna krüptopartner programmi ehk siis kaudselt või otseselt on PXX-i sõbrad. Binance, Circle, Coinbase, Kraken, Ripple, Solana, Metamask, Fireblocks, Moonpay, Aptos ja nii edasi ja edasi. Huvitav küll, et oodake palun. Oodake korraks mute peale.
olen tagasi nüüd. Et igasugused suured asutused on siis PXX-i sõbrad, on ju, ja turuväärtus on 500 000 ja suur võimas Sonic ja kes ukse taga tuli? Sooniku poisid tulid juba küsima, et kas nagu rohkem on, kas rohkem on saada investeerimisvaseliini, et nad panid nagu siin juba, võtsid nagu long positsioonid sisse, vaata, et vaata, neile tuleb long Ahmed ja siis peavad panema juba nagu long positsiooni paika ka vaata vaseliinile, et noh, see kõik on nagu longis neil, vaata. Vot. Siis on PXX-i partner on Ledger, Metamask, sellest me juba rääkisime. Metamask ja Mastercard on teinud siis ühise Metamaski kaardi koos PXX-iga, on ju. Kadrisanti tulid jooksma ja Erko ütles ilusti, et Kadrisanti tuli, noh, ma arvan, et kui ma olin teismeline, siis me kutsusime Marti raisk, et sellest mängid siin Marti minuga või. Aga vaadates seda, kuidas need Sooniku vennad on, siis võivad tõesti nagu mingid transud olla, et nad mängivadki kadrisid, vaata, on ju. Aga nad võtavadki nagu siis juba nagu selle asja sisse, et Ahmed, Kong 69, vaata, see kutsubki kadrideks, vaata, kõiki neid Sooniku vendasid. Pilguta 2 korda, kui oled ohtlikus olukorras ja vajad päästmist. Mis Andrew Tate'ist arvad? See ei ole Andrew Tate'i arvamussaade, see on siin krüptogaraaži saade. Ehk siis, veits riski, kui nad ei peaks. Maksuamet ära aja siin jura, vaata. Mis sa arvad nagu, et PXX on ja et nad ei kasuta siis seda PXX-i tokenit või? Nagu PXX-i token on loodud põhjusega, ta hakkab staffi liigutama ja siis nad ei kasuta seda või? Soonikul on juba Apple Pay ja Google Pay. Mis ajast? Mis ajast on ju, noh? See, et kui ma võin ka panna mingi Google ja Apple Pay oma kuradi koodi üles nagu ise, et saad siin nagu seda raha kanda mulle otse, on ju, noh. Nii, siis Circle on siis ja PXX on siis Circle Alliance'i liige ka veel, vaat. Et Circle'i enda partnerite kataloogis on siis PXX lausa, et Mastercardist nüüd hakkab argnema veel selline seoste rida, et PXX-iga on ilusti seotud siis ka veel nagu lepingute ja ökosüsteemidega teised ökosüsteemid, et kui nii võtta, et vot, siis on Cross River Bank. PXX US Corporation on avalikult avaldunud materjalid, kus siis nimetavad Cross River Banki partnerina. Cross River on USA-s reguleeritud panganduspartner, mille kaudu PXX US saab ehitada USA makse- ja kaardilahendusi. PXX US kirjeldab oma USA mudelit kui Mastercard, Visa plus Cross River Bank plus muud infrastruktuurid. Vaat. Et võiks nagu mõelda, kuidas terve maailm tahab olla PXX-i sõber lepingut taga ja Cross River Bank peaks olema Ripple'iga varajaselt seotud. Mis Külm Walletist arvad? Tahad ausalt teada või? Mitte väga hästi. Minu arvates on Külm rahakottidega samamoodi tõsised probleemid. Tuginedes järgnevatele uudistele. Eelmine nädal rullus lahti Bitcoini maailmas sajandi katastroof, kuidas Bitcoini külm rahakott Cold Card
6 aastat ei viitsinud kontrollida, kas nende koodid siis töötavad nii, nagu töötama peavad, ehk siis on peidetud. Ja mis oli tulemus? $130 miljonit varastati Bitcoinis siis Goldcardi omanike käest. Ehk siis külm rahakott, mis väidetavalt pakkus sulle paradiisi ja eluaegset kaitset. Inimesed, kes olid oma elusäästud pannud Bitcoinis Goldcardi, jäid sellest lihtsalt ilma. Mis juhtus Tresoriga? Rääkisin Tresorist, et Tresoril on suur eelis, et teiste külmrahakottidega, et ta on avatud lähtekoodiga, ehk siis inimesed saavad kontrollida, kas tagauks on pandud sisse. Aine. Mis oli tulemus nüüd? Tresori partnerfirma, kes Tresoreid koju veab. Mis sellega juhtus? Seda firmat häkiti. 678 000 inimest, kes ostsid nüüd Tresori, siis nende andmed sattusid häkkerite, maffia ja nii edasi kätte. Ehk siis palju õnne kõigile, kes ostsid Tresori. Tresor jah, otseselt süüdi ei ole, aga lugu on selline, et pea 3/4 miljonit inimest peavad värisema, et keegi ta ukse taha ei tule. Nii. Kaudselt on järgnev asi ka seotud kõikide nende asjadega on see, et eelmine aasta rullus lahti skandaal Prantsusmaalt, kuidas Prantsuse maksuametnikud müüsid maffiale maha inimeste nimed, kes olid krüptot ostnud. Ja üks nimi oli väärt 8 sotti. Ehk siis Prantsuse maksuametnikule on prantslase elu väärt ainult 8 sotti. Vaat. Päris põnev. Ja eelmine aasta siis rööviti kodust inimestelt ära 50 miljonit eurot Prantsusmaal siis krüptos. Ja tänaseks on juba see üle 30 miljoni, ehk siis Prantsuse röövlid liiguvad siis selle poole, et eelmise aasta rekord üle lüüa. Ledgeriga ka midagi seoses on avastatud. Ledger on kinnise lähtekoodiga, see on kõige suurem viga üldse. Kinnine lähtekood tähendab seda, et inimesed ei saa vertifitseerida seda, kas on tagauks sees või ei ole. Ehk siis sina heausklikult võid võtta Ledgeri, arvates, et keegi ei saa su koode vaata näha, aga Ledgerisse on pandud tagauks sisse ja Ledger saab näiteks maksuameti käsul su krüpto konfiskeerida. Palju õnne. Või lihtsalt rotti lasta, kui peaks Ledgeri süsteem häkitud olema. Ja ma kahtlustan seda, et Ledger teab kõiki su koode ilusti järgneval põhjusel. Vanadele Ledgeritele lõpetati nüüd ära see support, on ju. See vana Ledger, mis ta oligi, Ledger Nano S või? See esimene versioon. Esimesele Ledgeri versioonile enam uuendusi nagu selle tarkvara näol ei anta. Miks? Ma arvan selle pärast, et see on võib-olla ongi kõige turvalisem äkki. Miks? Sest uued Ledger Nano S plussid või Ledger Nano S plussist alates on võimalik see, et sa saad kasutada Ledger siis taastakoodi vaata. Sa saad 10 eurot maksad kuus ja siis Ledgeri serverites ja igal pool on sinu koodid vaata hoiul, et sa võid nagu ära unustada. Ehk siis tegelikult Ledger on täielikult 100% eemaldunud minu arvates külmrahakoti filosoofiast, et ei ole võimalik siis su koode näha. Told ju ütleb, et ühe sõnaga krüpto pole üldse turvaline, ma vaidleks sulle natukene vastu. Järgnevalt, Mika seadused on alla tulnud ja Mika seadused on, Mika tähendab siis Markets in Crypto Assets ehk krüpto turu regulatsioonid on Mikas siis Euroopas all ja see Mika regulatsioon tähendab ette seda, et krüptobörs peab hoidma sinu vara eraldi, ta ei tohi seda pantida, ta ei tohi seda välja anda, ta ei tohi sellega midagi teha, ta peab hoidma ja kaitsma sinu krüptovara. Ehk siis mina tänasel päeval usaldan börsi rohkem, mis on Mika all reguleeritud, kui mingit külma rahakotti. Jah, kas mul külmas rahakotis on
on sellel põhjusel, et münte, mis pole kuidagi moodi saada, peab siis kuskil ju omama. Siis on olemas avatud lähtekoodiga ja passwordiga või passphrase'iga rahakotid. Ehk siis nii Tresorile kui Ledgerile saad panna siis nii-öelda oma salasõnad veel juurde ehk genereerida siis koodi, mida mitte keegi ei tea. Ja on olemas ka kuum rahakott. Mina isiklikult kasutan Unstoppable kuum rahakotti järgnevatel 2 põhjustel. Unstoppable kuum rahakott on avatud lähtekoodiga, ehk saab kinnitada, et seal ei ole sees tagauksi, pluss saad panna passphrase'i ehk siis originaal 24 salasõnale saad panna veel salasõnu juurde. Mina panin mingi 2-30 salasõna panin veel juurde. Vaat. Siis on küsimus Told ju ütleb, et Coinbase on pask. Minu jaoks ei ole Coinbase pask, sellepärast, et Coinbase on MiCA regulatsioonidega reguleeritud. Ehk siis ta peab kaitsma mu krüptot minu eest ja hoidma seda eraldi. Ta ei tohi seda välja rentida, ta ei tohi seda panti panna, ta ei tohi mitte midagi teha mu krüptoga, ta peab hoidma eraldi. Maksuamet ütleb, et mul Facebook Marketplace'ist ostetud Nano Ledger töötab väga hästi. Okei. Ja nüüd siis loeme ette, et jätkame siis PXX-iga, et Exodus ostis siis PXX-i üle $175 miljonit. Münt, mille turuväärtus on 500 000, osteti üle siis 175 miljoniga. Vot. Ehk see näitab ära seda, et inimesed ei suuda hinnata, mis asi on päriselt väärtused. Et seda on ammu juba räägitud, et investorid, kes on need väiksed inimesed, need absoluutselt ei jaga, mis võivad olla reaalselt toodete või asjade väärtused. Näiteks, kui oli see .com buumi kokkukukkumine, siis oli selline olukord, et Amazoni aktsia kukkus sota pealt mingi mõne dollari peale. Tegelikult Amazoni firmaga olid kõik korras. Lepingud taga, rahavoolud, Amazon olid absoluutselt täiuslikus seisus, aga 90–95% aktsia kukkus põhja ilma põhjuseta. See näitabki ära seda, et tavainvestor, see ei saa sittagi aru, mis toimub maastikul. Ja tema ostabki siis, kui hinnad on kõrgel ja müübki maha siis, kui hinnad on põhjas, ehk siis võtab kaotused vastu ja aru ei saa, miks ta kaotab. Mis sigarit tõmbad. See on selline odav sigar, et ta on selline nagu inglise keeles on selle nimi smash up sigar, et ta ei ole päris sigar, aga ta on ka nagu sigar, et õige sigar koosneb siis erinevatest tubakaliikidest, mis on erinevate lehtedena sees. See on siis purustatud tubakas ja mina võtan ta kilest välja, võtan sigarid ka siin kilest välja, lasen neil naturaalselt niiskust sisse tõmmata, et nad on liiga kuivad. Ja nüüd, kui me lahkame nagu PXX-i asutajaid ja omanikke, purustatud on jah, pigem nagu suitsupoolne teema, selles on sul ajukartul õigus. Aga ta on ikkagi, ta ei ole suits, vaata, ta on midagi muud. Et kuna päris sigaripoed on minust siin 50 ja 60 kilomeetri kaugusel, siis ma pean lihtsalt leppima, mis minu läheduses saadaval on. Et midagi teha ei ole. Päris sigaripoed on minust väga-väga kaugel. Aga kui me vaatame
siis kes on nagu seal PXX-i juhtides nagu vaatame, kus nad on tulnud nagu. Näiteks Mark Evans PXX-is on UBS-ist, JP Morganist on ju. Ehk siis ei ole mingid kuradi papist poisid, vaata. Siis John Woo on BitBase'ist pärit. Simon Jones on ju. Simon Jones, et tema taust on eriti huvitav, sest ta tuli traditsioonilise finantsi VC maailma kaudu ning tegeles hiljem fintech krüptoprojektidega. Ja Moonweight'i ehitas ta ülesse, Simon Jones on ja. Siis Revolut. PXX-i meeskonnas on olnud inimesi, kelle varasem taust on Revolut. Näiteks Andreas Kapsos töötas enne PXX-i Revolutis ligi 4,5 aastat. Vaat. Ja nii edasi tuleb neid kokkuleppeid ja asju. Ja siis on British Business Bank. British Business Bank, see on UK valitsuse majandusarengu pank ja see on otsene ja algne investor PXX-ile. Siis on Chiron Partners. Chiron on Hongkongiga seotud Web3 krüptoinvesteerimisfirma. See annab omakorda ühenduse UK, Hongkong, Aasia. Võt, siis on Tesos on ja. Exodus, kes üles ostis ta on ja. Et see viitab nagu sellele, et tõsine nunnu. Ja nüüd spekulatiivne osa, mis nagu on ka kõige meelierutavam siis. Ega Eesti investorit ju ei huvita see, mis asi on faktid. Teda huvitab spekulatiivne osa nagu Sonic AI ja Dark Markets, peaasi, et lubatakse hästi palju pappi, siis lükkame rahad sisse. Ära muretse, sellise mõttega lükatakse sulle sisse, vaata. Ahmed 69. Vaat, tuleb. Aga kui me spekuleerime nüüd PXX-i hinna potentsiaali üle. PXX, tema müntide arv on ainult 250 miljonit. Tema kõige kõrgem hind, mis ta kunagi olnud on 31 senti. Nii, selleks, et siis PXX oleks väärt 1 euro, peab ta turuväärtus minema kõigest 250 miljoni peale, mis on kommiraha arvestades olukorda, mis asjaga tegu on. Vat. Ja kui me võrdleme seda asja järgnevalt, kui sellised krüptopila asjad nagu kuradi Sandbox, Decentraland läksid turuväärtusega 10 miljardit, siis sellisel juhul tähendaks seda, et mis keelab PXX-il minna turuväärtusega 10 miljardi peale. See tähendaks seda, et üks PXX maksab 40 eurot. Vat. Kas ma pean seda 40 eurot realistlikuks ise? Jaa. Kas ma pean seda realistlikuks see aasta, järgmine aasta? Väga mitte. Aga kui tähed langevad kokku, toimub selline krüpto päris puljijooks, mis on nüüd ära jäänud, siis on PXX-i selline üleseminek elementaarne. Kui palju ta läheb, seda ma ei hakka spekuleerima. Ma juhin lihtsalt tähelepanu järgnevatele asjadele, et kui Decentraland, Sandbox läksid 10 miljardi peale, Shiba Inu läks peaaegu 50 miljardi peale, lihtsalt ei millestki. Siis mis keelab PXX-il minna ülesse poole, tuginedes tema lepingutele, koostööpartneritele. Ja arvestades olukorda, et tema vana hind oli 31 senti. Mida see tähendab? Et kui krüptogaraaž täna võttis
€20 eest umbes 10 000 PXX-i, siis kui vana hind taastub, siis 10 000 korrutame 0,31-ga, saame €3100. Potentsiaalne pilet, mille olen mina võtnud, tuginedes sellele uurimustööle, mille ma siin avalikult nüüd teile ette kandsin juba teist korda. Et rohkem ma ei hakka aega raiskama selle PXX-i peale ja vaatame, kas mõne magusa uudise ka loen teile ette. Et põhimõtteliselt on lugu selline, et ei tasu jätta uurimustööd tegemata ja kuulata soola. Ei ole Havanna. Ei ole Havanna, see on saksa sigar. See on see pudrusigar, võiks öelda. Vaat. Jah, PXX, betoonkingat, sul on õigus. Ja tuletame nüüd meelde selle nädala säravamaid uudiseid, mis ma olen ette lugenud. Ma lugesin ette sellise saate nagu Millal tõuseb ja selline väljakutsuv pealkiri, aga millal võiks siis krüpto ja asi hakata tõusma. UK varasalvejuht andis teada, et kuskil 12–24 kuud on nemad siis saanud oma tokeniseerimisega valmis. Ehk siis tokeniseerimine tähendab asjade plokiahelasse panekut. Ja mis me saime sellest uudisest teada? Me saime teada seda, et UK varasalve tokeniseerimise töörühmas istub Ripple. Ja Neo ütleb väga targad asjad, kõik, kes on follow pannud mulle, vaadake homme üle, et te päriselt ka jälgite mind. Sellepärast, et TikTok kustutab minu jälgimisi, kustutab ära jälgimised nendelt, kes on mind pannud jälgima, südameid kustutatakse, siis salvestusi kustutatakse, terve mu konto on TikToki poolt üle võetud, ainukene funktsioon, mis mul veel töötab, on see, et go live. Ülejäänud asjad on kõik tuksi keeratud. Et selle tõttu ma tänan kõiki, kes on pannud mulle südamed, kõik, kes on mu saadet jaganud, sest näiteks on tänasel päeval olukord selle kontoga selline, et ma ei saa oma siis postitusi ka kustutada. TikTok on võtnud ilusti üle mu konto sellisel kujul, et ma ei saa oma sisuga kustutada. Võt. Ma ei näe sõnumeid, mis mulle saadetakse, ma ei saa ise sõnumeid välja saata. Näiteks saatsin inimesele sõnumi tere, siin on minu see tasuta klubi ja tuli alla teade, et sinu see sõnum on vastuolus meie heade eeskirjadega. Saatsin uue sõnumi tere, mis mureks, tuli teadeanne alla, et sinu sõnum on vastuolus meie heade eeskirjadega. Et ma üldse imestan, et miks nad hoiavad veel minul seda siis go live nuppu, sama hästi võiks juba panna automaatselt kustuta. Ja niimoodi on juhtunud 2 mu kontoga, tegin uue konto, uue e-maili aadressiga, uue telefoniga, uue interneti siis pakkumisfirmaga, kõik on uus. Ja seal on sama seis. Võt. Et kuna ma olen niimoodi ära kägistatud ja vägistatud, siis võiks iga endast lugupidav investor hakata natuke mõtlema, et äkki tal võib mõni tõetere olla, sest kui Sonic AI, mille ma olen põhja lasnud, selle promo saad teha ilusti, saad Bitcoini promo teha siis, mis nagu minu promol viga on, vaata, või minu saatel viga on. Kui joodikutel on 400-500 vaatajat, on ju, siis mille poolest nagu mina siis nii palju erilisem oleme. Äkki ongi, et kuradi ongi tõesti võib-olla mingi pudel on puudus, vaata, et. Aga see selleks. Ehk siis see nädal saime teada seda, et UK varasalve ja siis tokeniseerimise ehk digitaliseerimise töörühmas istub Ripple. Siis saime teada järgneva uudise, et Ühendkuningriigi finantsinspektsioon ehk FCA, mida siis väidab, et reguleerib dark marketsit, on ju,
ei ole nii, et FCA uurib võimalust lubada tokeniseeritud kulla kasutamist tagatisena. Vaat. Ja teatas Financial Times. Ehk siis kuld läheb plokiahelasse, osaliselt ta juba on ja saab olla tagatis. Näiteks siis on antud välja ju Mastercardiga või Visaga koostöös kulla krediitkaart, kus sinu raha istubki kullas. Olen selle uudise ka sisse lugenud. Ehk siis põhimõtteliselt ma arvan seda, et see krediitkaart või pangakaart mulle juba täitsa meeldib, kui mu vara istub rahulikult kullas, mille väärtus võitleb inflatsiooniga. Vaat. Ja kui te uurite hind versus päris raha, siis tegelikult on terve maailm odavnevas. Kui sa võrdled oma poetooteid, näiteks hõbeda hinna ja kulla hinnaga, siis sinu toidukorv odavneb iga päevaga. Kui sa võrdled oma toidukorvi võltsraha ehk euro, dollari, jeeniga, siis kõik kallineb. Tänasel päeval on niimoodi, et absoluutselt kõik jäävad alla kullale ja hõbedale. Kersti Viirlaid, kas on võimalik lahti seletada, millist funktsionaalsust täpselt PX krüpto esindab? Ma olen selle juba lugenud ette, aga ma katsun leida ta uuesti ülesse faili. Et juhin tähelepanu, et ma lugesin selle ette juba. Kui ma ei lugenud ette teda nagu pädevalt, siis vabandan. Ehk siis, millist probleemi? Aga kordamine on tarkuse ema. Et millist probleemi pank lahendab? Traditsioonilises panganduses on järgmine ahel. Euro, siis tuleb pank, siis tuleb kaart, siis tuleb Mastercard, Visa ja siis tuleb kaupmees. Nii. Ja krüpto puhul on järgnev mõistekaart. On Bitcoin, rahakott, börs, siis tuleb päris raha, siis tuleb pangakonto, siis tuleb kaart ja siis tuleb kaupmees. Ehk siis meeletu ahel ennem kui tehing läheb läbi. Ja kuidas nüüd panks funktsionaalsusena toimib? Hakkabki olema krüpto, panks ja sisuliselt kaupmees. Ehk siis PXX pakub infrastruktuuri, mis jätab nagu selle meeletu kuradi toitumisahela või aegluse või kuidas siis võtta nagu vahelt välja. Ehk ta täidab siis mitme selline vahelüli ülesanded ära. Vaat nii. Ja see tagab siis tehingutele kiiruse ja odavuse. Vaat. Et vahelt jäetakse ära näiteks siis millised lülid. Börs, sularaha või tavaraha jäetakse ära, pangakonto jääb ära ja kaart jääb ära. 1, 2, 3, 4 etappi jääb vahelt välja. See kiirendab tehinguprotsessi ja see ongi siis PXX-i ülesanne ja loeme siis ette veel eraldi tulba pealkirjaga millised probleemid lahendab ära PXX. Krüpto kasutamine igapäevaste maksete tegemiseks, krüpto päris rahaks konverteerimise keerukus, piiriüleste maksete aeglus ja kulud, vajadus vara saata börsile, et vahetada ta siis õigeks rahaks, siis on hoiuriskid, krüptokaartide infrastruktuuri ehitamise kõrge hind, regulatiivse infrastruktuuri puudumine, kuna PXX on reguleeritud, stabiil müntide ja krüpto kasutamise keerukus reaalses majanduses. Ehk siis siin on praegu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 probleemi, mida PXX ära lahendab tegelikkuses. Vot, ja see on põhjus, miks ma siis hakkasin PXX-ist huvituma. Kersti küsib, aga kuidas nüüd teada, et alternatiive pole juba loodud loomisel selle probleemi lahendamiseks? See on väga asjalik küsimus. Jah, neid on ju. Aga nüüd tuleb väikene aga välja. Nagu on olemas 2-30 000 panka, nii võib olla ka neid münte rohkem ja me näeme ka seda asja näol, et regioonide jagamine toimub ka. Juhin ühele asjale Kersti tähelepanu. Finants visati välja Euroopast, Meksi visati välja. Ehk siis on toimunud turu jagamine ja toimumas. Et siin võib olla mitu krüptot küll, aga juhin tähelepanu, et näiteks üks krüpto hakkab vastutama UK eest, Keegi võib Prantsusmaa eest vastutada. Keegi näiteks vahendab tehinguid Inglise ja Prantsusmaa vahel näiteks, Inglise Euroopa vahel, Aasia. Ehk siis, kuna inimesed nagu usaldavad ainult oma toodet, siis ongi selline lahendus, et näiteks Ripple'i ahelasse saad luua oma süsteemid, vaata. Ja kuna see Mastercard Bootshot, ma ei saa aru, mida sa kirjutad mulle, vaata. Jah, Juut on maailma rikkam inimene ja siis, mis see siia saatesse puutub. Vaata. Ajad ainult mõtteid sassi. Tähtsad mõtted ajad peast sassi, vaata, see ei ole ilus. Ma tahtsin väga tähtsat juttu praegu rääkida, aga rikkusid ära. Rikkusid praegu ära. Et need ahelad on nagu multi, kuna euro muutub rublaks. No ära muretse, kui me jätkame samas vaimus siin, siis on olukord selline, et võib see väga kähku juhtuda, kui me samamoodi meliseme, samamoodi haugume, samamoodi siin surume põlvili, siis see euro võib väga, väga kähku minna rublaks üle. Ära muretse selle pärast, jätkame ainult samas vaimus ja see asi on varsti kodukinos sul. Et lugu on selles, et iga asutus tahab olla nagu ise selle või iga riik tahab olla nagu ise selle oma süsteemi kontrollija mingil määral. Ehk siis sa saad XRP ahelasse, saavad kõik luua oma maksesüsteemid, Ja kui me vaatame nagu seda asja, PXX-i poolt vaadatuna, lahkame siis ainuüksi seda PXX-i. PXX on Mastercardi ja Visa partner. Mida see tähendab? Visa ja Mastercard on Ripple'i partnerid ja Ripple'i asjad üle ostnud, Nii. Kuidas nagu see PXX sobiks nagu siis iseseisvasse mudelisse. Briti valitsus on investeerinud PXX-i. Siit tuleb minu puusalt teoreem, et Briti raha hakkab liigutama PXX ja liigub ikkagi XRP ahelas, sest Visa ja Mastercard on partnerid, mis on omakorda Ripple'i partnerid, Aga lihtsalt on see, et Inglise pumba juures istuvad endiselt nagu inglased ikkagi oma raha siis nagu selles suhtes, et oma inimesi nagu siis lüpsmas, kui niimoodi nagu otseselt öelda. Et mina näen siin nagu sellist asja, et iga riik hakkab ikkagi istuma nagu selle koore riisumise juures nagu oma rahva pealt. Aga üldahel on üks. Vaat. Ja kuna Rippel on unikaalne
toode koos XRP-ga, siis XRP on selline unikaalne produkt, mille sees võivad kõik teised ahelad liikuda, vaata. See on nüüd nagu selline kõrgem krüptograafiline teooria, mida ma ei suuda sulle, Kersti, edasi anda, sest ma ise ei ole selles kodus. Ma tean ainult järgnevaid asju. XRP on siis jagatud ahel, nagu Stellar, nagu XTC, mille sees võivad joosta teised ahelad. Vot. Ja mida rohkem pannakse nüüd, võiks nagu mõelda seda, et nagu XRP on siis nagu peamaantee ja ülejäänud mündid on nagu kaubaautod, mis liiguvad seal peal. Et kui me võrdleme seda asja nüüd niimoodi, et oletame, et PXX on kaubaauto. Vaata, kaubaautol on ka oma väärtus, vaata, sest oletame, et PXX-is on kullakangid. Et PXX-il on ikkagi oma väärtus, sest ta peab oma staffi vaata vedama oma kaubaautoga. Aga millest ta sõidab? Ta sõidab siis peateel nimega XRP ja see XRP siis peatee väärtus tõuseb, sest tema sees on nii suur transiit, vaata. Kui see mõttekäik tundus selline kuidagi moodi nagu arusaadav, mida ma mõtlen. Et on olemas siis peakiirtee, XRP on nimi ja igaüks saab siis seal oma transiiti vedada, vaata. Vaat. Et transiidil on oma väärtus selles kaubal, vaata, aga on ka väärtus siis transiidi teel. Kui me võtame mereseaduse, näiteks Tallinn-Helsingi vahel sõidavad ju laevad. Laevad maksavad meeletult aastamaksu, et selle merelõigu peal sõita. Aga laevas on ka väärtus, vaata. Laevas on kaubad, tooted, inimesed. Et see laev olekski nagu PXX, kes veab oma nagu seda siis väärtust, aga ta sõidab transiidi teel nimega Tallinn-Helsingi siis laevatee, mille eest peab PXX ka nagu maksma, vaata. Neo ütleb, et see peaks üsna hea seletus olema asjale. No ma loodan, et ta on, sest tegelikkuses on see, et see krüptograafia ja investeerimine on tehtud keerulisemaks, kui ta olema peab. Et ma siin üritasin nüüd natukene panna teda arusaadavamasse nagu sõnastusse, tuginedes siis nagu nendele omadustele, mis asjad on nendel teedel ehk jagatud ploki ahelal ehk siis isomüntidel. Vot. Nii. Aga ma ütlen nagu seda, et oli selline põnev laivikene. Tänan kõiki tulemast. Tuletan meelde, et mul on nii tasuline kui tasuta klubi. Tasuta klubi link on mul iga video all. Saad liituda. Kui tahad tasulisega liituda, kirjuta mulle Gmaili peale ja räägime siis läbi. Et tänan tulemast kõigile. Tuletan meelde, ma olen varjupännis, et kontrollige üle, kas te ikkagi jälgite mind ja kas te näete minu postitusi. Tänan kõiki ja tšau, pakaa, näeme garaažis.